Tere! Selles videos annan ma 10 soovitust, kuidas oma PowerPointi slaide paremini vormistada. Esiteks, uuemates PowerPointi versioonides on slaidi külgede suhe vaikeseadistustes määratud 16:9 peale. Praegu on aga enamike projektorite ekraane veel 4:3 külgede suhtega, mis tähendab seda, et 16:9 suhet kasutades jääks ekraani ülemine ja alumine osa lihtsalt tühjaks. Kui te aga teate, et teie projektori või teleka ekraan on kindlalt 16:9, siis võite loomulikult ka seda külgede suhet kasutada. Soovitan valida võimalikult lihtsa tausta, sest kirjult taustalt on teksti raske lugeda. Kõige kindlam on valida valge värv, aga soovi korral võib muidugi kasutada ka mingeid heledaid värvitoone. Valge taust ei tähenda muidugi seda, et terve slaid peab valge olema. Et näiteks mina teen üles pealkirja juurde sellise värvilise kasti, aga võib ka mingeid muid minimalistlikke disainielemente kasutada. Üldiselt ei maksa püüda slaide fondi abil kunstilisemaks muuta. Põhjus jällegi selles, et standardseid fonte on palju lihtsam lugeda. Sans serif fondid, nagu näiteks Calibri, Arial ja Helvetica, on üsna kindla peale minek, aga selliseid fonte nagu Comic Sans ja Papyrus tasub pigem vältida ning paljud arust ei ole ka Times New Roman slideshowdes kuigi hea lugeda. Soovitatav fondi suurus sõltub natuke kasutatavast fondi tüübist, projektori kvaliteedist ja ruumi suurusest, kuid tavaliselt jääb see kuskile 24 ja 32 vahele. Pealkirjad võivad loomulikult veidi suuremad olla ja jooniste alused tekstid veidi väiksemad. Üks sagedasemaid vigu on see, et slaidile pressitakse liiga palju teksti. Mina soovitan piirduda 3 lausega ja hoida laused võimalikult lühidad. Kui tekib suur tahtmine panna ühele slaidile 5-6 lauset, siis parem jagage need laused 2 slaidi peale laiali. Esimene põhjus on see, et tänapäeva keskmine inimene ei viitsi tekstirohkeid slaide üldse lugema hakatagi. Teiseks, need, kes viitsivad, ei pruugi siis enam su kõnele keskenduda. Ja lisaks, kui sa püüad väga palju teksti ühele slaidile panna, siis ei mahu sinna enam jooniseid või siis sa pead fonti kõvasti vähendama, mis ei ole ka samuti soovitatav. Juhul, kui slideshow on pärast teistele õppematerjaliks, siis võib selle pikema lisateksti panna alla slaidi märkmetesse. Slaididel olev tekst tuleb alati hoolikalt üle kontrollida, et seal õigekirjavigu ega näpuvigu ei oleks. Võite kindluse mõttes näiteks teksti spellerist läbi lasta. Sellised pisikesed vead võivad paljusid inimesi üllatavalt palju häirida ja lisaks tekitavad nad küsimusi, et kas ettekandega on vaeva nähtud ja kas ettekandjat saab üldse tõsiselt võtta. Kuigi enamik PowerPointi ettekandeid tehakse täpploendeid kasutades, siis mina soovitan seda tava vältida. Näiteks PowerPointi ametlikust õpetusest leiab järgneva lause. Kasutage Microsoft PowerPoint esitluses täpploendeid või nummerdust suure hulga teksti või järjestikuse protsessi esitamiseks. Seega, kui vältida slaidide tekstiga ülekoormamist, siis pole ka täpploendeid vaja. Täpploendite kasutamine kulutab mõttetult ruumi ja mõjub kuidagi vanamoeliselt. Päris loetelude puhul võite neid muidugi kasutada. Slideshowdes peab olema lisaks tekstile ka mingisugust illustratiivset materjali. Minu poolest võite kas või igale slaidile mingi asjakohase pildi või joonise panna. Kui see tundub liig, siis võite üritada vähemalt nii iga 3 slaidi kohta ühte illustratiivset materjali kasutada. Minu kogemus näitab, et piltide kasutamine suurendab oluliselt kuulajate keskendumisvõimet ja aitab neil informatsiooni paremini meelde jätta. Pilte võib edukalt kasutada ka taustana, kuid siis tuleb olla kindel, et tekst on endiselt loetav. Slaidil olevat ruumi tuleks kasutada optimaalselt, aga samas peab meeles pidama, et teksti hulgaga üle ei pingutaks. Ehk kui teil on slaidil palju tühja ruumi, siis mõelge, kas äkki peaks fonti või hoopis pilti suurendama. Esteetilistel põhjustel on servadesse siiski soovitatav gramm tühja ruumi jätta. Illustratiivsete materjalide alla on sageli asjalik kirjutada ka lühikest seletus, et kelle või millega pildil tegu on. Lisaks, kui teil puuduvad autoriõigused, siis oleks viisakas lisada ka illustratsiooni pealkiri, autor
ja päritolu. Et vähemalt Creative Commonsi raames tasuta jagatavatel failidel on sellised viitamistingimused. Lõpetuseks, kui tahate, et teie ettekanne näeks välja täpselt selline, nagu ta teie koduekraanil nägi, siis on mõistlik ettekanne salvestada PDF-formaati. PowerPointi enda formaate kasutades on risk, et võõras arvutis muutub seoses PowerPointi versiooni erinevustega teie slaidi disain hoopis teistsuguseks või on teie valitud font sealsest arvutist puudu, mille korral PowerPoint asendab selle mingi muu fondiga, mis võib olla hoopis teise suurusega ja seeläbi siis jällegi rikub teie slaidi disaini. Isegi sellised tavalised fondid nagu Calibri ja Helvetica võivad teatud vanemates arvutites puududa. PDF-i puhul peab arvestama ainult sellega, et siis animatsioonid enam ei tööta, aga samas kui tihti neid ikka vaja on, eks. Selleks korraks kõik, soovin edu tulevaste ettekannete koostamiseks.